Vaata, mis nüüd läks. Saame kokku Marti juures. Tere, mina olen Marti ja täna mina siin koos Kristjaniga ja Kristeliga. Eile õhtul tegime Facebooki laivi ja jõudsime sellise järeldusele, et koos on toredam või nagu koos saab hakkama säästmisega paremini ja võtsime endale siis vaevaks ühe päeva vaadata, kuidas meil selle säästmisega läheb. Kuidas teil läks? Mina ütlen kohe alguses ära, et ma cheatisin julmalt, sellepärast et tööpäev oli ja õudselt raske oli. Ma samas ka cheatisin julmalt mingis mõttes, sest mul ei olnud tööpäeva, ma olin kodus, pluss ma olin nagu tipa siuke haige, nii et mul nagu sellega oli veits nagu hea. Ma arvan, me kõik cheatisime. Algus on ilus. Igal juhul, kas me äkki mõtleme neid välja, mis nippe me siis või nagu mõtteid me tahtsime edastada selle kõigega? Tegelikult mina tahtsin edastada seda nippi, et näiteks enne kui ma poodi tahtsin minna, siis ma sõin kõhu täis, sest täiskõhuga ei tohi tegelikult toidupoodi minna. Aga siis ma ei jõudnud poodi, sest elukaaslane jõudis ennem koju. Tundub, et üks viis, kuidas kokku hoida, on lasta näiteks ma veiga käia poes ära, nii et ma ei peagi poodi minema. Ja oli juba poes käinud. Mina säästsin väga rumalat, just nende asjadega, kui me ütlesime, et ei või säästa tegelikult, et ei või oma kõhuarvet säästa, ehk siis ma sõin tegelikult ainult ühe korra, ma jõudnud hommikus süüa ja ma sõin ühe lõuna ja see oli hea idee. Mul oli täpselt samamoodi, mina sain lõuna ja siis nüüd kohe koju jõudes ka mingid kuivaideid nagu ainult. No Jojo, minu tip of the day on see, et vaadake oma kappi, kui vaaned otsige sealt kindlasti leiate midagi süüa, mida võiks ära süüa. Aga seest tasuta. Kui te tahate lõunamelt kokku hoida, siis jätke rahakotti maha ja laske enda töökaaslastele endast maksta. Ait, kuule, mul jäi rahakott kontorisse. Tegelikult jälle või? Päris tihti jääb sulle. Ja ma üritasin ka saada tasuta, ma üritasin ära petta mõne kolleegi, et üks väike nipp potentsiaalseks tasuta lõunaks, kui sul endal toit koju jäi. Kõigepealt vaatad külmkapist, mida head kolleegid on endale täna kaasa teinud. Siis tõstad selle teisele riiulile, paned oma nime peale ja kui pärast lõunat alles on, siis saad ära süüa. Kuna Marti läks juba lõunale, siis ma lähen vaatan ka, kas külmkapis midagi näkkas. Minu trikki on keegi ei läinud, aga õnneks on keegi hea kolleeg mulle siia küpsisi jätnud. Avatud võtted. Aga sul olid ka samas kavalad nii. Jaa, aga jällegi, need pole jätkusuutlikud. Aga rääkides nagu söömisest, siis üks asi, mille pealt mina kindlasti täna hoidsin, oli veepudelid. Üks asi, mille peal mina väga palju raha kulutan, on pudeliveed, nii et ma võtsin välja oma veepudeli ja ungrani vett. Jood oma vett on võtad kaasa. Sa ei saa kogu aeg oma nende kolleegide peal elada, see on nagu loogiline. Aga mida mina ei teinud, see ma ei teinud kaasa. Ma ei teinud kaasa. Tegelikult see on asi, mis on jätkunud, kui sa saad kaasa teha. Nõus. Aga vaadates teie seda Snapchati feedi, siis rulaga... Lähen tööle, lähen mina. Koodi mootoriga. Ja let's go! What the... Mina sain kohe hommikul olla, et mul jäävad ka jalutamised ära, sest mul ei olnud talvesaapaid seal, kus ma olin. Nii et ma ei saanud tossudega, vaata sa võid ju minna ja säästa, aga siis hiljem maksad oma tervisega. Üks eesmärk oli see, et me tuleme täna filmima siia, siis meil on kõigil uued fansid rõivad ka, enne. Sorry, Marti. Ma tean, et pidime ostma endale need uued riided, aga ma aastasin, et meil on siin väike leiunurk. Boing! Nii. Mina läksin Kaltsukasse Labidas. Pidime siis õhtuks filmiseks uue outfiti valime, aga no mis võrks ära kanna. Pisut kentsakalt suur teine või. Seekord läks siis nii, et mina oma praegu siis outfiti, aga ma pean edasi võtma kust. Saaksin ma endale mõtlavalt filmiseks mingisugune outfit. Aitäh! See läheb tanga. Aitäh! Väga ilus. Mina läksin ja laenasin Peikalt riidi. Kas ma võin sult särki laenata? Jah. Thanks. Aga tuli välja, et kui ma laenasin selle T-särgi niimoodi, et ma sain selle endale laenatud, nii et ta andiski selle mulle, sest tal on see väike. Nii et ma tegelikult ka second hand
selleks nüüd mulle läks edasi, hoidsin kokku. Dressipluusi ma võtsin moe pärast, et mul oleks outfit rohkem. Kuule, ootega poiss, toimud on jump, elu kvaliteedi jump, riided on väikseks jäänud kapis. Härras meeldis enam ei kasva selles mõttes, et ta ei kasva välja oma riided pikkuse mõttes. Läheb veel meene, Mati. Aga sellega ma tahtsin seda, et uue outfiti juures võib minna siis kaltsukas, aga sa võid teha ka sõbrannadega näiteks kas swappi või kui sul on korterikaaslane, siis saate üksteiselt laenata ja siis sa ei peagi endale nii palju nagu neid asju ostma, vaid ostate kahe peale ja saate swappi. Rääkides korterikaaslasest, siis hommikul läksin pedema ja mõtlesin, et no mis siin ikka, võtan kusjuures tõstin üles, mul oli vist 2 kuud olnud bussikeeli. 1 ja 5, kuidas hoida kokku pesu pealt või illutoodete pealt, see on kasutades oma toa või korterikaaslase šampooni. Hea töö. Ma olen Hugolt niimoodi vaiknud ja meelelahutus. Meelelahutus on see, et poisid tüdrukud tulid mulle küll. Sa said raamatut, ma olen kohe tooma. Too mulle, ära seda Hobbitit too, ma olen selle juba läbi lugenud. Kõige odavam meelelahutus on minu meelest sõprade pool istumine ja raamatu lugemine, nii et Marti, pole raamatut valmis, me tuleme. Kas sa Harry Potterit tahad lugeda? Ei ole, ma olen ainult inimene Eestis. Oot. Ma ei ole ka, ma olen filme vaatan. Mina käisin lumeseda mängimas, sest et lumi tuli maha, valgeks oli läinud maha. Aga kuidas tasuta meelt saada? Like this! Ma olen nii Consequences! Täpselt. Oota, minu küsimus on, et kui palju peab üldse meelelahutust olema? Tead, minu arust teha Louis C.K. Ma viimasel ajal liiga palju tsiteerin Louis C.K. Who that on? Is the king of comedy või? Is a comedic? Siis sul on täna YouTube'i surfamisõhtu jälle tasuta, ainult internet, aga see on nii juba kõigil elukulude sisse läinud. Louis C.K. on öelnud, et kui sul on igav, siis sa oled ise igav inimene, sest you don't get to be boring. Sa oled elus, sul on kõik uksed on valla. See, et kui sul on igav, siis see on lihtsalt isekas sinust, et sa ei kasuta neid võimalusi, mis elu on sulle andnud. Aga mul tekib sügav depressioon, kui üks istun ja mõtlen, et kuidas seda lumega mängima minna. Mul tekib ilge siuke pressure, äkki keegi vaatab. Ma sain teada, et kolleeg läheb kõrval majas, ma ei saa minna 30 aastat lumest mängima. Mul tekivad... Saad! Sa kutsud ta kaasa. Ja kui ta ütleb, ei, mis asja, ma olen 30, sest ela natukene. Paned telefoni, mine ta ukse taha või akna taha ja lihtsalt virud lumepalli. Jaa, sest nagu miks me peame olema 30 ja kasvama nagu täiskasvama? Kas kulub üldse meelelahutuse peale raha? Sest mul ei ole tükk aega meelelahutuse peale tegelikult väga palju raha kulub. No tegelikult. Ma arvan, et see ei ole nii tõsine probleem, sest sa tuled sõbrale külla selles mõttes, kui sa Eestis koolis käid. Ma mäletan, et kui ma olin algklassides käis, ma muud teinud, kui ma istusin ainult peale kooli klassivenna juures. Ja kui me vanemaks saime, samamoodi istusime üksteise juures, et see ei olnud üldse mingi. Ma arvan, et see on ka siuke vanemate inimeste probleem, et meelelahutus peab alati maksma, sest et kui ma olen sellest maksnud, siis järelikult mul peab lõpus olema. Aga tegelikult on nõnda, et nagu tuleb osata endaga koos ka lõputseda. See on nagu mingi perega. Igal juhul, ma arvan, et siin kohal neid mõtteid on sulgi veel. Jaa, me ei jõua sellest täna. Igal juhul me ei jõua sellest kõigest rääkida. Mis te arvate, kui me peaksime samasuguseid Snapi videote sarnaseid väikseid koosolekuid, just äkki võib koosolekuid või siis Snapi videoid tegema veel, kus me siis anname teile edasi väikseid nipikesi, millega saaks nagu paremini manageerida oma elu, et jääks rohkem raha taskusse. Mis te arvate? Infonupule klikkides on väike poll. Vastake selle küsimusele. Poll. Loomulikult. Kas teil on midagi öelda? Hoidke taskud kaunid. Kui te nüüd lähete ja olete nõus sellega, siis ma arvan, et me hakkame jõudma nende nii, kuidas teie rahad taskus ennast hästi tundma hakkavad. Kui te tahate näha meid kolme veel andustele nippe, siis loomulikult Infonupule vajutus saate vajutada selle. Meie näeme juba järgmiselt, teisipäeval. Te ei teagi, kuidas see käib. Kas teate või? Kuidas see käib? Auf Wiedersehen, tschüss, bye! Meil on 20 sekundit hakkab pihta pärast seda, kui ma nüüd ütlen, et 20 sekundit hakkab pihta. Okei, saate ära. Mina annan 10 sekundi jooksul kõik asja edasi ja te teete edasi. Nii, igal juhul, siin all on kõikide sotsiaalmeedia, klikkige siin ümberringi on igasugune muu asi, mida saate minu uut näo peal klikkides, saate subscribe ida ja kellagrupiga liituge ka. Nii, mis teid öelda? Tehke kõike seda, mis eelnevalt öeldus ja...